meditsiinikeeles on tõepoolest, nagu Kaarina siin ütles, väga palju erisuguseid mõjutusi. Aga meil on vist praegu päevakorral rohkem see, alles eile vist oli raadiost kuulda, kuidas tekib tõrkeid arstide ja patsientide vahelises suhtluses ja teinekord lausa ohtlikke, kuna ühed ei oska vene keelt ja teised ei oska eesti keelt. Ja tuli esile ka kurioosumeid, kus tõepoolest Eesti Vabariigis ei saagi patsient eesti keeles hakkama, sest et nii arstid kui õed on venekeelsed, nii et see on praegu meil ilmselt põletavam mure kui see, et mis keelest üks või teine termin on mõjutusi saanud. Aga oma ettekande lõpu juurde tagasi tulles veel väga hea, aitäh, Anto, et sa ütlesid nimeliselt, kes küberneetikas olid tõlkijad, aga mäletatavasti standardiorganisatsiooni standardi koordinaator pani sulgudesse, et ka Eesti Keele Instituudist oli koostööd teil, et kes siis nende hulgast tõlkis või mismoodi see koostöö välja nägi? Et siin ei oska mina midagi tarka öelda. Ma võib-olla räägin, kuidas see standardite tõlkimine käib. Tähendab, konkreetsele küsimusele vastus, ma ei tea, kust oli keeletoimetaja, ma ei tea, kellele veel näidati. Et saan küsida, aga mina sinna juurde ei pääse. Standardite tõlkimisest laiemalt on siis selline tore organisatsioon nagu ISO ja tema peab ennast toredasti rahvusvaheliseks ja ta ütleb, et igas riigis peab olema üks kohalik organisatsioon, kes tegeleb standarditega ja nende tõlkimisega, ehk siis levitamine, tõlkimine, kõik need muud asjad. Nüüd kopeeritakse seda tehniliste komiteede struktuuri. Tehnilisi komiteid on, ma kahtlustan, et päris mitukümmend tükki, kas ka Eestis nii palju, jälle ei tea summat. Tehnilise komitee tegevusala, see tuleb ikkagi puhtalt inglise keelest, nii nagu Šveitsis välja mõeldakse ja lihtsalt see tõlgitakse eesti keelde, nii et sellist voli, et mingile komiteele panna terminoloogia juurde või võtta IT maha, seda ei ole. Nüüd, kus selge keele standard jookseb ühe uue komitee alt läbi, üks idee on, et kaaluda ka terministandardi sinna viskamist, aga see on lihtsalt idee. Nüüd, nagu ma ütlesin, hankeprotsess. Eks neil ole mingisugused omad, ma ei julgegi sellist väljendit iseenda kohta kasutada, aga eks ole mingid õuetõlkijad või kellega ollakse harjunud koostööd tegema. Aga oleme ausad, teades ka mõningaid rahanumbreid, siis see on kordades alla Eesti keskmist taset. Ehk siis nõuded standarditõlkele on, ütleme siis 10-20 korda kõrgemad ja raha, mis selle eest makstakse, ma ei teagi millega, A4 kohta või see on oluliselt väiksem. Nii et küberneetika motivatsioon standardeid tõlkida on tegelikult väga lihtne. Kui meie ei tõlgi IT-alaseid tehnilisi standardeid, siis teeb seda keegi teine ja sellisel juhul on kvaliteet oluliselt madalam. Nii et ma üritan sõnu valida, et mind pärast liiga täpselt ei tsiteeritaks, aga loomulikult siis on mingi seltskond, kes on tõlkinud, neid kutsutakse ikka ja jälle ja vähemalt mulle tundub, äkki ma mõtlen endast liiga hästi, aga vähemalt mulle tundub, et need küberneetika tõlked on siiski kvaliteetsemad kui mõni teine. Olen ka mõnda kritiseerinud, mõni on tagasi tõmmatud, olen sama palju teinud märkusi ja parandusi, kui on mõni standard ise. Seal on kõigepealt koolkondade küsimused, ehk siis kas juhtimine või haldus, management, see on nendest kvaliteedistandardid jooksevad täpselt pooleks, olenevalt sellest, kes tõlgib.
ja siis on need anglitsismid ehk siis inglise lauseehitusest ei saada jagu, et need on nagu põhilised vead. Nonii, nüüd tehakse kellelegi ettepanek, eks ole, leping, siis ta tõlgib, seal on terve protsess, mingiks kuupäevaks ta esitab, siis vaatab üle keeletoimetaja ja siis vaatab üle konsiilium. No ma tõesti ei tea, mis kvaliteediga see konsiilium saaks siin Eestis olla. Et eks seal huvilised ole koos, nii et igast asutusest, kus te aga tahate eestikeelsete standardite tõlkeid mõjutada, mingi aga võtke ennast arvele asutusena, eraisik väga piiratud tingimustel saab, ainult vallasti on seal olnud varem. Ja hakake hääletama, kas maha hääletama või poolt hääletama. Ja lõppeesmärk on konsensus, nii et mõnikord on ka lehmakauplemine, et üks ütleb ühe sõna, teine ütleb teise sõna ja siis toimub poliitika kulisside taga ja siis lõpuks üks sõna osutub valituks mingitel tingimustel, millest avalikkus midagi ei tea. Tõepoolest, standardi teksti kirjutatakse sisse ainult firma, mitte inimesi, kes seal taga on. Et see pole meie viga, see on poliitika. Nüüd rääkides sellest spetsiifilisest tõlkestiilist, vormingut ei saa muuta. Isegi see, et lisada mingisugune eestikeelne või eesti kohane märkus, see on terve suur protseduur ja kes selle kõik peavad heaks kiitma. Ja veel kord, kõige suuremad probleemid tekivad seal kohas, kus terminology on inglise keeles võtmesõnana, ta on nummerdatud. Eesti keeles tahaks ta need 8 lüüa vähemalt. Aga sellisel juhul ei saa sama numbriga viidata samale sõnale ja et seda muuta, tuleb muuta numeratsiooni, aga seda teha ei tohi, sellepärast et siis ei ole tegemist enam üks-ühelise tõlkega. Ja mõnegi termini vaste puhul, kas siis need, mis on seal läbi semikooloni antud, ongi see mure, et seal tekivad nende struktuursed mittevastavused. Võtame näiteks selle sama klassifikaatori ja teelistermin, on 2 termin ja üldse ei ole termin, see 3. Sellele oleks vaja mingisuguseid eraldi nimetusi, aga nad on kasutusel ka mujal, näiteks eurotõlkidel IATES. Eesti keele häda on see, et ühele ingliskeelsele sõnale võib vastata eesti keeles tervelt 10 sõna, mis on kõik eelisterminid, sest lihtsalt oleneb, mis kontekstis, mis alal sa kasutad. Ja ei ole võimalik välja tuua, et ainult üks, aga IATE omad raiuvad nagu rauda, ütlevad meie IT-programm. Me lase teisiti teha sünonüüm. Neil on sünonüümi kategooria. No aga ei ole sünonüüm, lihtsalt on natuke teistsuguse tähendusega, vaja konteksti vaadata. Ehk siis probleemid, mida inglise keeles absoluutselt ei ole. Ja nüüd see, kus oli juttu nendest termini astmikest või millestki, kui ikkagi inglise keeles põhitermin eespool on selline, siis talle numbriga viidata saab üksnes niimoodi, teda ei tohi kuidagi ära lahutada. Kõige hullem koht on see, kus eesti keeles see number satub liitsõna keskele. Ehk siis sõna esimene osa, number ja teine osa. Seda on proovitud tõlkes nii teha, see kriipsutati läbi. Aga teisiti pole võimalik, siis saab ainult kas numbri ära jätta või kirjutada numbri järele, sõna järele, mis ei ole enam õige. Ehk siis kokkuvõte, kes ei ole standardit tõlkinud, tõenäoliselt alahindavad neid struktuurseid probleeme, mis seal tekivad. Aga positiivsete ettepanekutest ei taha üks märkus veel. Ma ise rääkisin, oli see vist Raas toimunud koosolekul, liputasin selle sama 1087 ja ütlesin, et kõik kaevelge, kellele ei meeldi. Nii et mitte ilmumise järel ei avastatud, et küberneetika on mingi koledase kokku teinud. Ei, ma ise käisin ja reklaamisin, ju siis olid mingid kohtlased hinges. Nüüd sai umbes 10 välja öeldud sellest, mis ma tahtsin. Aitäh! Aitäh, Anto, sellise ülevaate eest. Ja mis puutub sellesse numeratsiooni ja numbritega viitamisse, siis see ei takista ju eesti keeles otstarbekat terminit sinna numbri juurde kirjutamast. Number on selleks, et viidata struktuuris sellele numbrile, mitte sellele sõnale. Ja tõlkida ei tule mitte sõna, vaid mõistet tähistavale terminile tuleb leida oma keeles kõige otstarbekam vaste. See on kogu tõlkimise põhimõte. Ei saa tõlkida nii, et inglise keeles on see sõna, et siis meil peab seal olema täpselt see sõna mingi toorlaenuna või toortõlkena.
aitäh Peep kommentaari eest ja ettepanek järgmiseks aastaks, kui me järjekordse termini või selle teaduskeele konverentsi korraldame, et siis võiks tulla sellised paaris ettekanded. Ühed räägivad ühelt poolt, teised teiselt poolt ja siis oleks meil väga huvitav seda ka kuulata. Et praegu Anto oma ettekannet ametlikult ei esitanud, aga see tuli loovalt. Nii et aitäh. Nii, kas on veel keegi, kes tahab kas kommenteerida või siis küsida Peebu käest? Mul tuli meelde nüüd veel, et Jakob Kübarsepal ja Priit Kulul on mäletatavasti ka olnud muresid terministandardite tõlkega, et võib-olla tahate lühidalt siin oma kogemusi ka esitada, et see ei olnud mitte ainukene juhtum, mis täna päevavalgele tuli. Ma võin rääkida, mis me otseselt standardeid tõlkinud, mina isiklikult nagu ei olegi. Aga praegu me oleme Priiduga hakanud kasutama standardeid, mis on olnud tehtud kellegi teise poolt. Me avastasime, me oleme teinud siin, ma ei tea, 30 aastat terminitööd ja ühel hetkel avastasime, et me ei ole piisavalt arvestanud vahepeal ilmunud standarditega, kus on eestikeelne termin juba sisse pandud või kus isegi eestikeelseid terminid isegi veel ei ole, on mingi ISO standard ja siis me avastasime seda, et standardites on olemas teatud mõisted, mis meil üldse puuduvad. Ja siis me oleme nüüd täiendatki, vähemalt mina olen sel aastal, me iga aasta teeme juurde mõisteid ja termineid, siis minu töös sel aastal anno 2025 suure osa on moodustanud just uued terminid, mis meil seni on üldse puudunud. Standardides on, aga meil ei ole. Ja nüüd me viime järk-järgult seda vastavusse ja selleks kulub veel aastaid ausalt. Priit ütleb vahest toredalt, et kui kaua me kestame, eks. Et teeme nii kaua, kui kestame. Ma lisaksin omalt poolt ka paar sõna. Meil oli tõesti juhus, nii nagu selle terminoloogia standardiga oli 7 aastat tagasi termotööstusstandard, mis sattus meie kätte retsenseerimiseks ja me Jakobiga tulistasime selle kõlbmatuks. Betooniühing oli teinud ja seal oli 9%. Ja mis selle lõpptulemus oli, siis me võtsime selle ise ette. Me tegime selle tolleaegse nägemuse järgi, püüdsime paremaks teha. Aga täna peame ütlema, selle 7 aasta jooksul, mis me oleme oma terminibaasi kallal töötanud, oleme oma mõisteid, termineid oluliselt muutnud, täpsustanud ja isegi enam selle standardiga need asjad ei ole kooskõlas. Nii et siin oli ettepanek, et võtke koos ette ja tehke see asi ümber. Me peaksime samamoodi toimima. Nii et vahe on selles, et 7 aastat tagasi meil oli ainult võib-olla 3500 mõistet, siis täna meil juba 6000 mõistet. Kui siis meil oli võib-olla 15-20 000 terminit, siis täna neid 36 000. Nii et asi on tunduvalt muutunud, meie arusaamad on muutunud, määradlused, definitsioonid on muutunud, midagi ei ole teha. Standard tuleb ümber teha. Siin väga täpselt, sina ütlesid, et väga täpselt, et see peab olema täpne. Me kogu aeg oleme avastanud enda tehtud vigu, et ta ei ole nii täpne, kui peaks olema. Et see ei ole sünonüüm, selle kohta tuleb teha eraldi mõiste. Ja nüüd on väga sageli, me võtame enda ühe mõiste
ja sellega seotud terminid lööme mitmeks lahti, et suurendada täpsust. Et see on selle aasta, eelmise aasta üks põhiline töö olnud teha täpsemaks. Ja siis vaadates sõnaveebis ka, mida teised on teinud. Õige sageli ma ei oska eestikeelset vastet leida, siis ma lähen sõnaveebi, vaatan, mis on teised kolleegid teinud. Ja siis üsna sageli avastan, et osa kolleege ei saa aru, mis see täpsus üldse on. Et isegi head kolleegid, mõnele võtnud varukast kinni koridoris, ütlen, no see, need vasted, mis sa kirjutad sinna, terminid, selle mõiste sisuga ei ole kuigi täpselt. Ütleme, see täpsus on siin pehmelt öeldes olematu, täiesti isegi vale. Nii et me oleme püüdnud siis Priiduga, kui meil kogemusi on siin palju nooremaid kolleege, siis koolitada. Ma lõpetuseks õige lühidalt veel. Siin ma nägin uusi termineid, mis tulid terminoloogia standardides. No näiteks röövterminiks. Kui me töötame EKILeks, siis me niisugust terminit või mõistet terminit sealt ei leia. Et need peaks ka olema, EKILeks peaks olema ka kooskõlas standardidega. Ja viimasena ma tahan küsida härra Neemalsi käest. Siin oli üks termin, mõiste. Ja seal oli, see on teadmusühik. Üksus, teadmusüksus. Mõiste, teadmusüksus. Minu jaoks on arusaamatu. Minu jaoks on üksus midagi muud. Mitte mõiste, ma tahan kogum, aga üksus ja küll, see on osakond, labor, ma ei tea, uurimisgrupp ja nii edasi. See on minu... Valdkondlik erinevus. Ei, mulle hakkas see sama asi silma, mis Priit ütles. Ja aitäh nende kommentaaride eest, et üksust saab ju kasutada väga mitmes seoses. Teie mõtlete praegu mingi organisatsiooni struktuuris üksus, aga üksusi võib olla mitmes vallas mitmesuguseid. Aga see on muidugi oluline, et võinuks olla seal täpsustus, et mis see on siis mõtlemisüksus, et see ei ole, see on siis abstraktne mõtlemisprotsessi tulem, kus saame teada, mis on selle viidatava olemi olulised tunnused ja mis me siis kasutame ära mõiste määratluses ja siis leiame sobiva termini selle jaoks. Midagi, et seal lihtsalt, et mugavamalt võrrelda, et mõiste on meil mõtlemispõhine, mõiste on tinglikult üksus mõtlemises ja termin on üksus keeles, keeleüksus. Et see ei pea olema tingimata üks sõna, vaid võib olla ka fraas. Ja veel üks lühi kommentaar selle kohta, et selle betooniühingu koostatud standardiga läks teil selles mõttes ju hästi, et te sattusite retsensendiks kuidagi. Aga ütleme aitäh, et meile saadeti, muidu oleks see standard kehtimas praegu. Jah, aga siin selle terminoloogia standardi puhul ma ei ole kuskil näinud, et keegi oleks retsenseerinud seda üldse. Vastuses oli ka ainult juttu sellest juhuslikust 1 kuu pikkusest võimalusest ekspertidel iga päev, iga tund vaadata, et kas äkki on midagi, mida retsenseerida. Ma saan küsida mina seda protsessi ka, kuna ma ise käin seal kohal ainult siis, kui on mõni oluline keelemure, siis sisu kohta ma tean vähem. Aga ma tahtsin üksusest rääkida. Inglise keeles unit, eks ole. Mis asi on united? See on siis, kui paned mingi pundi kokku, näiteks mingi salk sõjaväelasi, siis see on kokku unit, ehk siis see on mitmest väiksest asjast moodustunud. Eesti keeles üksus otse vastupidi ütleb, et ta on üks ja tervik. Ehk siis täiesti erinevad lähenemised, nende vahel ei saa ka olla üks ühest seost. Ja keeleteaduses üksus on härra Arvi Tavasti poolt kasutusele võetud grammatilise sidesõnana. Ehk siis, kus peaks käänama või ütlema faili või kataloogi, seal öeldakse kopeeritud 7 üksust.
nii et igaüks annab talle oma tähenduse ja loota, et see nüüd inglise keelega kokku langeb, ei, seda ei juhtu mitte. Aitäh. Ma olen mitu korda vaadanud sõnaveebis mingi, ütleme, ingliskeelne termin ja siis teinekord tuleb seal 4 lehekülge erinevates valdkondades täielikult erineva tähendusega. Meie oma seal materjalitehnika eksib sinna sisse ära nagu tühisena. Valdav osa, mis me teeme seal, õnneks meil kattuvusi teiste terminide tegijatega ei ole. Üks viimane asi, mis hakkab silma ka, kui sõnaveebi vaadates, mõned valdkonnad on totaalselt katmata täiesti. Pole olemaski. Ja isegi väga olulised valdkonnad, mis võiksid kindlasti olemas olla. Ja ilmselt põhjus on see, et see töö tehakse, nii nagu siin mainiti juba, suhteliselt tühise raha eest, see ei motiveeri ja me oleme püüdnud nooremaid inimesi motiveerida, aga pikk vaikus on. 5 aasta jooksul olen mitme inimesega rääkinud, et kelle lipp üle anda, mitte mida. Üks noor mees siin siiski on, kes aitas vene terminitega. Anname ligi sõna noorele kolleegile, kes on meie terminikomisjoni liige. Uus värske. Nii et Andrei tule siia. Kelle on see posteri ettekanne, aga... Ta oskab inglise, eesti ja vene keelt. Meil on siiski üks kommentaar veel siit saalist ja kohe selle järel saab Andrei sõna. Aitäh. Karin Sibul, konverentsitõlk. Ma olen 200% nõus kõige sellega, mida siin erinevad osapooled ja ettekandjad välja tõid. Aga kui ma vaatan elule nüüd tõlgi, ehk siis suulist tõlget tegeva inimese vaatevinklist, siis on väga palju selliseid olukordi, kus standardisse suhtutakse kui viimse instantsi tõesse ja see tõlk võib seal küll aru saada oma eelmistest teadmustest lähtudes, et ei ole päris nii või on, ütleme, see saatetekst, see lause kuidagi väga inglispäärane või vildakas, aga on olukord, kus on mingi kontrollreid, akrediteerimine, attesteerimine, kus ühelt poolt on Euroopa kontrollid, teiselt poolt on Eesti-poolsed kontrollid ja kolmandal poolt on siis see sõna tõsises mõttes hirmust värisev kontrollitav persoon ja tuleb näpuga rida vedada ja sõna-sõnalt lähtuda siis sellest ühelt poolt siis ingliskeelsest tekstist ja teiselt poolt maha veerida see eestikeelne tekst. Ja kõige parema tahtmise juures ei ole võimalik seal mitte midagi teha. Ja väga huvitav oli minu jaoks ka siis meditsiini teemat käsitlev ettekanne, sest ka siin on see, et tõlk ette valmistades konsulteerib, ma ei tea, vahel tundide viisi ajades taga seda ühte sobivat parimat vastet käies erinevates allikates ja igaüks pakub midagi välja erinevat. Ja kuulajaskonna hulgas on ka võib-olla 3 erineva koolkonna esindajad, kes võivad minna isegi konverentsi käigus omavahel vaidlema, missugune see eestikeelne vaste oleks kõige õigem, kas meil on omalus, kas keegi teab, mis on omalus? Kas meil on mingisuguse teema omaks võtmine, mis inglise keeles on väga moodne sõna ownership või veel midagi kolmandat. Ja tõlgi jaoks võib vahel sellisest vaidlusest selguda siis viimse instantsi tõde, mis tõlk ütleb kõrvaklappidesse ja siis pool saali on kas nõus või absoluutselt mitte ja ütleb, et see tõlk ei tea mitte tuhkagi. Aitäh. Aitäh.